4. päev objektil. Täna väheke vihmane ilm. See mind väga ei morjendas, sest kui ma tööga alustan, siis teen seda seespool katuse all. Ootan hetkel klienti ja vundamendi sokli tegijad. Et soklit ja vundamenti mina ei tee. Esiteks üks objekti puhul nagu liiga aeganõude minu jaoks. Teiseks, see ei ole siuke töö, mida ma väga hästi oskan. Et sellised teenused, mida ma igapäevaselt ei tee, ma ostan sisse. Küll aga olen siin arutelu juures, et arvatavasti meil tuleb see välikäimla osa see maha lõhkuda. Vähemalt mulle tundub nii, ma ei tea, mida klient arvab sellest. Sest väga nadi vundament on sellel all ja sõrestik on allpool täitsa mäda. Terve pikk tööpäev mul täna vist ei tule, mul ei olegi nii palju materjali. Loodetavasti saan teha aknavad valmis. Homme tuleb siis sõrestiku materjal, siis ma saan ka ülejäänud sõrestiku osa valmis teha üleval. Ja vaatame, milliseks see päev kujuneb. Akende mõõdud nüüd teada. Nüüd ma paigaldan 2 posti vertikaalselt siia aknava jaoks. Lõikan selle ülemise tala sisse siis tapikohad. Alumisele palgile ka tapikoht, sinna kuhu brussid lähevad. Sama teen teisel pool. Nii, aknaava küljepostid on siis paigas. Et pean siia siis, ütleme, kuidas ma nimetan seda aknalaua osa brussi siis ka paigaldama. Lükkan väiksed tapid sisse ja lükkan sinna siis sama jämeda brussi vahele. Nii, selle aknalaavaga on ühel pool. Vaatan, kas loodis ka või? Kui peab sätima või? Pean siin mulli näha või? Tagur pidu ja telefoni. Täitsa loodis. Nii, üks aknaava on mul valmis. Brusside ühenduskohad tegin tapidega. Jääb väheke tugevam. Kihutasin sisse mõned kruvid ka. Siia tuleb veel, siin ülemise ossa tuleb horisontaalne sõrestik, et laudis hakkab jooksma vertikaalselt. Laudisel lõikan veel otsad kiilu. All hakkab jooksma laudis horisontaalselt. Teine aknava on nüüd ka valmis. Võtsin need toetusbrussid ära, neid enam vaja ei ole mul. Näitan võib-olla natuke lähemalt neid tappe, mis ma tegin. Et kui hästi siin näha on.
pruss on paar senti on ise prussi sees. Siin samuti üleval ka. Need ei ole just kõige ilusamad vast, aga oma funktsiooni täidavad. Et ma jään siin ilu ka taga. Et nagu väljapoole tuleb uus sõrestik, sissepoole ka kunagi hiljem. Et tundub nagu rohkem midagi täna teha ei ole. Et katan seinad koormakattega vihma ja tuulekaitseks. Ja jätkan juba homme siis. Enne kui ma päeva kokkuvõtet teen, näitan teile pildi, et milline see maja nägi algselt välja. Et siin on nagu suured aknad. Seinapinda põhimõtteliselt ei ole, ainult aknad. Hetkel on siin ainult uks. Omanik tahab, et see lõpuks näeks välja nagu see maja nägi vanasti välja. Ainuke vahe, et nagu vintskap ei ole. Et siis siia tuleb ka tekitada uued aknaavad. Selle tulekoja vana välikäimla osas otsustasime, et lammutame maha ja siis ma ehitan täpselt sama suurusega nagu uue. Siis saab ka väheke parema vundamendi sinna teha. Hommikul siis, kui arutasime vundamendimehe ja kliendiga seda vundamendi osa, jõudsime siis kokkuleppele, et teeme siukse, või vundamendimees tähendab, teeb toestusvundamendi, paneb toestusankrud. Seda ta pidi üle täpsustama inseneri käes, kui tihedalt neid tuleb panna. See lisavundament tuleb niimoodi kaldus, jääb toestama vanat vundamenti. Siis saab ka drenaaži teha. Et niimoodi see päev läks. Täna ma jõudsin need aknaavad tehtud. Sellega ma olen rahul. Homme jätkan sõrestiku ehitamisega. Loodetavasti puumarketi materjal jõuab siia hommiku poole. Ja nii see päev täna läks. Et kohtumiseni objektil homme.